No tervist! Sa ikka telli endale minu YouTube'i kanal, kui sa seda juba teinud ei ole. Ja kui video tundub mõistlik ja asjalik, siis vajuta pöial püsti nuppu ka. Nii suureneb tõenäosus, et minu järgmine video, milles ma võin täitsa vabalt rääkida igavese nooruse eliksiirist, leiab sinuni tee kiiremini ja enne kui sinu naabrimees seda näeb. Aga asjast. Depressioon on teadupärast äärmiselt laialt levinud psüühikahäire, mille peamisteks tunnusteks on pikemat aega kestev meeleolu langus, halvenenud elukvaliteet ja piiratud teotahe, mis kõik arusaadavalt segavad oluliselt igapäevaste toimetuste tegemist. Kroonilist depressiooni põeb WHO tõenäoliselt väga konservatiivse hinnangu kohaselt 5,2% täiskasvanutest ja Eestis esineb Eurostati viimase 2019. aasta andmetele tugineva statistika kohaselt vähemalt mõõdukaid depressiooni sümptomeid 9,2% täiskasvanud elanikkonnast. Tõenäoliselt on need näitajad siiski tegelikult kõrgemad. Nii näiteks leiti ajakirjas Eesti Arst 2022. aasta novembris avaldatud teadustöös, et depressiivseid sümptomeid esineb 18,6% küsitletutest. Tõsi küll, arvestama peab siin sellega, et andmed pärinevad esimese COVID-i aasta lõpust ja kõrvale saame siiski veel panna Sotsiaalministeeriumi 2022. aasta uuringu, kust selgus, et 28% Eesti elanikest elab depressiooni riskis. Ühesõnaga, tegemist on tõsise probleemiga, mitte mingisuguste väikeste protsendi vähemuste asjaga. Tänapäeval on olemas häid ravimeid, mille abil on võimalik depressiooni hoida kontrolli all, aga ravimitel on teadupärast erinevaid kõrvaltoimeid. Näiteks pikemaajalisel tarbimisel on jälgitud muret tekitavat seost raskete südame-veresoonkonna haiguste ja depressiooni ja teatud depressiooni ravimite vahel. Ja me teame ka hästi, et igale kindlale inimesele õige ravimi leidmine võib võtta aega ja tihti see tegelikult päris 100% isegi ei õnnestu. Lisaks ei mõjuta depressiooni ravimid otseselt depressiooni tegelikke põhjuseid, milleks on sageli vähemalt osaliselt kehv ainevahetuslik tervis, insuliiniresistentsus ja ülekaal, mistõttu on äärmiselt oluline, et lisaks ravimitele ja nõustamisele saaks depressioonis inimestele pakkuda ka toimivaid elustiili muutuseid. Ja üks lähenemine, mida viimasel ajal on päris agaralt uuritud ja mis on andnud häid tulemusi, on süsivesikute vaene toitumine või siis ketodieet. Igasugu dieedipuristide rahustamiseks ma ütlen kohe ära, et ma tean küll, et süsivesikute vaene dieet ja ketodieet ei ole päris 100% sünonüümid, aga laias laastus on mõlema mehhanismiks toidust saadavate süsivesikute vähendamine. Ja seega kasutan ma selles videos ülbelt järjepanu ja kordamööda mõlemat verbaalset varianti. Nagu ma ütlesin, on antud seost ja teemat päris palju uuritud, aga täna ma tahaksin sulle tutvustada natukene pikemalt seda teadustööd, mille raames leiti 24 sügavat depressiooni põdevat tudengid keskmise vanusega 24 eluaastat, kes said kas siis vaimse tervisalast nõustamist või tarbisid depressiooni vastaseid ravimeid või siis mõlemad korraga. Ja kes kõik viidi kambakesi 10–12 nädalaks süsivesikute vaesele dieedile. Enne kõike soovisid uurijad kindlaks teha, kuidas mõjutab ketodieet katsealuste sümptomeid ehk siis meeleolu ja selleks kasutati spetsiaalseid küsimustikke. Lisaks uuriti, kas ja mil määral parandab süsivesikute vaesele dieedile üleminek kehakaalu ja vaimse võimekuse teatud parameetreid. Ma ei hakka dieedi ja uuringu detailidega väga süvitsi minema, sest kui sind see huvitab, siis saad alati avada jutukasti all asuva viida kaudu uuringu enese. Aga ma mainin nii palju ära, et päevane süsivesikute tarbimine viidi alla 50 grammi, ehk siis nominaalselt tõepoolest ketodieedi tasemele. Soovitatav päevane valgukogus oli umbes 1,5 grammi iga kehakaalu kilo kohta, mis on okei. Ja ülejäänud kalorid pidid siis tulema erinevatest peamiselt tervislikest rasvadest.
Lisaks anti süsivesikute vaesele dieedile ülemineku esimeses faasis tavaliste niinimetatud ketogripi sümptomite tekke tõenäosuse vähendamiseks katsealustele toidulisandina elektrolüüte sisaldavat jooki ja julgustati neid tarbima suuremas koguses magneesiumit ja kaltsiumit sisaldavaid toiduaineid. See on igati mõistlik, sest kui inimene läheb suhkru söömise pealt ketodieedi peale, siis tekib tal tihtipeale selline sümptomite kogumik, mida nimetatakse ketofluuks või ketogripiks, mille sümptomid meenutavadki tegelikult grippi, pea valutab, paha on olla ja midagi teha ei jõua. Ja selline lähenemine siis kindlasti vähendas sellist probleemi ja hoidis paremini katsealuseid uuringuist kinni. Aga samas on muidugi oluline ära märkida, et 24 katset alustanud tudengist lõpetas selle ainult 16. Jällegi, vähemalt sama oluline on ära märkida, et toitumise eripära või siis täpsemalt sest põhjustatud vaimse stressi tõttu lõpetas katse enneaegselt ainult üks inimene ja teistel olid mingid muud uuringus täpsustamata põhjused. Ja nüüd tulemused. Depressiooni sümptomid alanesid kõigil uuringu lõpetanud 16 tudengil ja sümptomite vähenemine oli väga oluline ja pidev, ehk siis ketodieedil olles ei tekkinud kellelgi kordagi seisundi halvenemist ja mis on samuti äärmiselt oluline, ühtemoodi vähenesid sümptomid nii neil, kes said ainult ravimeid, kui ka neil, kes said ravimeid ja nõustamist. Uuringu lõpus antud enesehinnangu testide alusel saab ka väita, et mitte ühelgi tudengil ei olnud selleks hetkeks sügavat või isegi mõõdukat depressiooni ja nende üldine heaolu tunne kasvas 10–12 nädalaga nende eneste hinnangul 3 korda. Vahekokkuvõttena võttena märgime siis ära, et süsivesikute vaese dieedi positiivne mõju oli väga oluline ja universaalne, sisuliselt samas suurusjärgus erinevate ravimite mõjuga ehk siis kliiniliselt oluline, aga samas ilma igasuguste negatiivsete kõrvalmõjudeta. Antud eksperimendi käigus ei uuritud, kuidas täpselt ketodieet depressiooni sümptomeid alandab, aga me teame, et süsivesikute vaene toitumine parandab muuhulgas aju ainevahetust. Eriti juhul, kui su aju on juba muutunud insuliiniresistentseks ja vaevleb seetõttu pidevas energiapuuduses, alandab ajus aset leidvaid põletikulisi protsesse ja tõstab ajus BDNF nimelise aju närvikasvu faktori taset, mis tõstab oluliselt aju võimet kohaneda, uusi asju omandada ja neid meeles pidada. Ja antud katse lõpetanute seas tõusis BDNF-i tase keskmiselt 32%, mis on väga muljetavaldav number. Muudest mõõdetud parameetritest tasuks ehk esile tuua, et ketodieedil olnud tudengid kaotasid oma kehakaalust keskmiselt 5 kilo ja nende kehakompositsioon ehk siis lihaste ja rasvamassi osakaal paranes. Mingil määral parandas süsivesikute vaene toitumine ka tudengite kognitiivset võimekust ehk siis muutis nad teravamateks pliiatsiteks. Katse läbi viinud uurijad toovad selle tulemustest rääkides esile definitsiooni nimega ainevahetuslik psühhiaatria, mis on viimasel ajal pälvinud nii psühhiaatrite kui ka teadlaste poolt suurt tähelepanu ja mis tähendab lihtsustatult öeldes, et vaimse tervise häireid üritatakse vähendada või koguni mõnel juhul kaotada elustiili muutustega, peamiselt pannes siis patsiendid süsivesikute vaesele dieedile. Uuringust rääkides veel korraks, sellel on palju puuduseid, näiteks 24 alustanust lõpetas ainult 16, puudus platseebogrupp ja pudi-padi veel, aga printsiibi ja toimetõestusena on see uuring minu arvates väga kõva sõna ja näitab, kui tugevalt mõjutab meie toitumine meie vaimset tervist ja võimekust. Samamoodi mõjutavad vaimset tervist ja võimekust väga oluliselt ja positiivselt näiteks igapäevane kreatiini tarvitamine ja regulaarne füüsiline aktiivsus. Ja ma olen mõlema seose kohta teinud ka eraldi video, mille viidad, üllatus, panema jutukasti alla, nii et sa saad ennast sellesse teemasse sisse vaadata. Kuigi ma ei ole isiklikult 100% ketodieedi fänn, ja ma näen, et see põhjustab vähemalt sellisena, nagu seda üldiselt tänapäeval nähakse ja ette kujutatakse ja ka tehakse,
pikema aja jooksul mitmeid terviseprobleeme, on samas minu isiklik väga sügav ja paljudel headel teadustöödel põhinev veendumus, et väga paljud vaimse tervise häired on võimalik tagasi pöörata, kui sa vähendad oma igapäevases toidus lisatud suhkrute osakaalu ja saad süsivesikuid koos kihudainete ja polüfenoolidega sealt, kus need looduslikult on määratud olema, ehk siis peamiselt marjadest ja puuviljadest. Kui sa annad ajule toidulisandina tarvitatava kreatiini abil lisaenergiat ja oled füüsiliselt aktiivne, ehk siis teed regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut. Ja siis tulebki tegelikult välja, et see tablett ei ole esimene, mille poole peab abi saamiseks pöörduma. Jõusaalis näeme!